Hardi Roosiorg Keegumsi selja taga, sa oled siin viimased päevad haigusega maadelnud, ja selle tõttu jäi ka eilne kvalifikatsioon sõitmata. Kuidas sul praegu tunne on? Raske. Ütleme niimoodi, et nüüd teine sõit, esimene ring sain kohe lenksuga siukse mõnusa maksaka, et alguses läks ikka kõva siuke 10-15 minti aega, et selle keskendumisprobleemidest asjadest üle saada, et siuke flow endale sisse saada. Et oli raske. Lõpus läks küll paremaks, aga kõht valutas päris kõvasti. Aga võta enda teine sõit ka kokku. Noh, ütleme nii, et väga hea ei olnud. Et selles mõttes, alguses ma seal, ütleme niimoodi, et kruiisisingi Luspa taga päris pikalt, et ei saanud üldse hoogu üles, et ei suutnud keskenduda ja kõik kurvides soontes sõitsin nagu pikaks ja ei saanud üldse nagu kallutada ja alguses oli väga raske, aga lõpupoole tuli nagu parem enesetunne, et kõhuvalu läks natukene alla ja sain nagu rohkem keskenduda ja tuli siuke flow sisse, et sain ikka natuke kiirust näidata. Keegumsi rada on eestlaste jaoks natuke nagu kodurada, et kuidas see sulle meeldib? Ta on siuke keeruline, et täna oli isegi esimene sõit oli pinnasel nagu siuke ideaalne. Et üldiselt on siin ikka, tuleb alt siuke hästi kõva välja ja siuksed kivid ja betooniaugud, et täna oli isegi päris hea. Et teine sõit oli siuke paras mudaralli küll, aga õnneks ei tolmanud ja ei olnud alt seda betooni. Oled sa siin trennis ka käinud või ainult võistlemas? Ainult võistlemas. Sa sõitsid 15 aastat KTM-iga. Millest nüüd siis siuke järsk otsus tiimi vahetada? Ega ei oskagi öelda, et selles mõttes nad kirjutasid mulle enne jõule, et neil on üks koht vaba ja selle mõttes pakkusid head diili, et terve MM-i hooaeg kaasa sõita, et kõik ülemere etapid ka, et see on siuke üks kord elus võimalus, et pidime sellest lihtsalt kinni haarama. Aga oled seni oma otsusega rahul? Pigem küll jah, ütleme niimoodi, et saan selle Hondaga ikka vähe rohkem sõbraks, nii kui iga etapp edasi läheb, et liiva peal tuleb kõvasti vaeva näha ikka veel, aga kõva raja peal saan vähe parema enesetunda. Kuidas sul sel aastal võistlusgraafik on, et kas sa satud Eestisse ka võistlema? Ei usu, et ma nüüd olengi veel kuni neljapäevani Eestis ja siis lähengi Belgiasse tagasi, et ma arvan, et minu arust kõik Eestikat etapid siiamaani kattuvad ikkagi MM-idega. Aga kuidas sul muidu on, et kuna sa võistled nii palju välismaal, et kas Eestis võisteldes on siis pinge väiksem või? Pigem suurem, et kuna Eestis on ikkagi rajad on nii palju lihtsamad, siis on meil kõigil ju kiirus suht sama. Seda ju oligi eelmine aasta Eestikatel samamoodi näha, et me kõik ju ikkagi seal, mina, Tanel, Karel, Erki, kõik sõidame ju sama kiirusega, et selles mõttes on seal kindlasti rohkem pinget, et tuleb ikka stardi sees minema saada, et seal ikka esimese kohta tuleb võidelda. Ja kus sind järgmisena võistlemas näeb? Järgmine nädalavahetus Deutschlandil MM-il. Aitäh! Aitäh!